Võtan ennast välja siis, senikaua. Me kutsusime täna kontorisse Levila asutaja Daniel Vaariku. Sa rääkisid, ma testin. Me kutsusime täna külla, ma ei jänku. Reaalselt, aitäh. Tere! Tere, Daniel Vaarik. Vaata, ma tulen siit mööda. Hea stuudio on meil siin. Nii, okei. Võtab selle, et on kätte. Muide, kompliment selle stuudio eest. Et ma ei teadnudki, et ühte meie kabinettides saab niimoodi stuudioks pöörata. Ära ürita pugeda. Ühte meie ei, aga ma just mõtlen, kabinettidest. aken on kaetud kõik mingi, isegi mitte kilega, vaid ma ei tea, kust saadud mingisuguse ekraaniga ja... Mis asja? See on ruloo. See on ruloo või? Kas meil on ruloo? Meil on ruloo ja seal taga on kilekotid. Kilekotid on ikka taga, okei. No ühesõnaga, tere tulemast, väga lahe stuudio. Tere tulemast sinu kontorisse. Jaa. Teema, miks me siin tegelikult siia kutsusime täna, on see, et tead saada, ütle kõigepealt, kui vana sa oled? 53. Väga hea, sest et me käisime hiljuti Johannaga Rimis, nagu me ikka käime tööpäeva keskel ja nägime, et et siis 10 aasta pärast Daniel saab hakata esmaspäeviti käima seeniorite esmaspäeval. Kuidas see paneb sind tundma? See on tegelikult päris õudne. Ma ei tee nalja, et ma seda ise siin samas Rimis olen kuulnud ja see on üks põhjusi, miks ma lähen sinna nagu kõrvaklappidega, et ma ei taha lihtsalt mingisuguseid suvalisi reklaame kuulda. Aga eks ma arvan, et iga inimese elus tuleb see hetk, kus ta nagu avastab, et ta on nagu vanemaks saanud ja minu jaoks see, et keegi ütleb, et ma saan nagu käega katsutava aja pärast mõnes mõttes hakata seenioride pakkumisi tarbima mingi, ma ei tea, teisipäeviti või mis iganes päeval see on. See on nagu selline hetk, kus sa saad aru, et see on ikkagi nagu väga-väga juba kõrge iga. Ma peaks Danielit teietama, ma arvan. Ei peaks vist, aga et see on nagu, ma arvan, et kõik jõuavad sellisesse kohtadesse ja need on varem ka, et ma mäletan, et esimest korda, kui ma tundsin, et ma olen nagu meeletult vana, ma olin 29-aastane, ma olin tollaaegse elukaaslasega, olime vist klubis Hollywood. Vaatasime mingid noored ja mingisugune issand, mis sa vist kunagi normaalselt peol käia, et me lihtsalt peamegi hakkama nüüd lihtsalt kodus elama, et see lihtsalt, mis siin toimub, et see on nagu, see on juba mingisugune uus maailm ja me võiksime nagu lihtsalt pillid kotti panna. Me olime 29, vaata. Siis tulevad järgmised etapid, kus sa võib-olla lähed sellest üle, leiad jälle oma mingisuguse mugavustsooni ja siis tuleb mingi järgmine pauk, mingisugune 7 aastat hiljem, kus sa avastad, et näiteks mul oli see, et ma olin 30ndate lõpus ja siis tulid mingisugused millennialid kuskilt peale. Ja millennialid olid siis nagu praegu on Gen Z ja nad olid igal pool, neil oli, ütleme tegelikult Gen Z ka, et see põhiplahvatus, kus neid nagu hakati nagu mõtestama laialt meedias on juba möödas, aga millennialitega tuli samasugune plahvatus, et kuidas nad on nii teistmoodi ja kuidas nad kõike teevad nagu mingisuguse teise vaibiga ja väärtustega ja nii edasi. Ja mis neist nüüd on saanud, osad on juba halli peaga. Ja siis sa mõtled, kiilakad. Ja kiilakad ja siis sa mõtled, et need on nüüd need millennialid ja minul oli au neid näha ja mul oli isegi mingil hetkel oli Chrome'i brauseris kogemata selline extension peal, mis muutis sõna millennial sõnaks snake people või väljendiks snake people. Ja see ei olnud mitte sellepärast, et ma oleks neid vihanud, vaid mingil hetkel ma olin kõrini, millennial see ja millennial too on ju. Ja siis, kui ma siis mingi aastat hiljem avastasin jälle mingi uudise, kus räägiti nagu snake people või snake people, et teevad seda või toda, et siis ma nagu olin selle nagu ära unustanud. Aga nüüd ma mõtlen, et nüüd on nagu see uus, et see Gen Z, eks ju, ja nüüd see Gen Alpha ja siis sa näed neid tulemas ja saama suuremaks ja siis jälle jõudma sise keskikka, et see on nagu mega veider tegelikult vaade. Seda on tõesti ühest küljest väga huvitav vaadata, aga iga kord sa mõtled, et mina olen ju üldsegi mingi Gen X üldse. Ja siis ma jõun tavaliselt sellesse kohta, et see on mingi privileeg. Ma saan neid asju vaadata. Saan neid nagu analüüsida ja mäletada ja võrrelda ja nii edasi.
aga kas sa oled tundnud ka sellist nagu kesk- ja kriisi tunnet või mida see üldse tähendab? Kas seda saab ära hoida? Tead, see on õudne tunne. Mina arvan, et minul oli kesk- ja kriis kuskil 36 pluss ajal ja see väljendus selles, et sa lihtsalt teed üks hetk silmad lahti ja esimest korda elus sa reaalselt aru, et sa üks päev sured ära. Ja see on kuidagi selline tunne, et sa tead, et see on su elu nagu lahutamatu koht, see nagu tuleb millalgi. Ja see on nagu see koht, kus sa nagu mõtled, et milleks see kõik. Ja siis ma arvan, et erinevad inimestel hakkabki see nagu väga erinevaid asju tootma, et mõni võib-olla tõesti hakkab neid, ma ei tea, autosid ostma või mõni hakkab sportima, et vähe pole. Ja mul oli mitu aastat nagu sellist tunnet, et ma ei saanud aru, milleks ma nagu olen, sest et need vanad asjad, mis mulle nagu rõõmu pakkusid, nagu kõik enam ei pakkunud. Sageli need olid seotud mingisuguse väga konkreetse seltskonnaga, mingisugust a la reisid või mingid peod või mingid võib-olla isegi mingisugused head söömaajad kuskil. Ühesõnaga ühel hetkel sa saad aru, et järgmine neist ei paku sulle väga suurt rõõmu enam. Ja siis ma sain 39-selt, sain esimese lapse ja need mõtted kõik kadusid. Et selles mõttes ma arvan, et sellisel kujul kesk- ja kriis lõppes mul tegelikult laste saamisega. Ehk siis sa ei käinud läbi mingi autode faasi või spordifaasi? Noorte naise faasi. Ma ei tunne, et see oleks nagu niimoodi. Mul on igasuguseid imelikke asju elus juhtunud, aga ma ei seostaks seda sellega. Et see on nagu lihtsalt asjad, mis su elus juhtuvad, mitte et mul oli kesk- ja kriis ja siis ma otsustasin nüüd hakata rämedalt sportima. Et kui ma õigesti mäletan, siis ma sportisin täpselt samamoodi edasi, nagu ma tol ajal, nagu ma varem olin teinud. Ja ma käisin lihtsalt palju jooksmas. Või mitte palju, 2-3 korda nädalas. See on vist küsimus tegelikult, mida küsida teistelt inimestelt, kes sind ümbritsevad, sest tavaliselt teised teavad rohkem, et tal on kesk- ja kriis. No see, mida öeldakse, kui sa oled keskealine, lihtsalt leitakse, et see põhjendab nagu iga sinu sammu ühel hetkel. Ja siis kõike, ja see natukene nagu vihastab ka, see jätab siukse tühja tunde, et keegi tegelikult ei kuula, ei vaata, mis su elus muidu toimub, vaid leitakse see lihtne labane põhjendus, et sul on see mingi kriis. Ja tegelikult, võib-olla on ka, võib-olla ei ole, aga et see põhjuste ahel on nagu hoopis sisimas, on natuke teistsugune. Aga kas sulle praegu ka öeldakse või heidetakse seda, et sul on nagu, sa käid suht nagu hästi riides on ja, sul on nagu moodne soeng on ja, teed mingit, hängid lastega reaalselt. Nagu teie või? 26, mis lapsed on? No, ma teiega tunnen küll, et 26-selt minu meelest inimene ongi seal, kus ta teebki oma elu tähtsaid asju. Ja see on jällegi privileeg, kui sa saad töötada ühes kohas inimestega, kes teevad oma elu tähtsaid asju. Et ma ei tea, ei sellist otselt nagu ei ole, aga midagi aeg-ajalt nagu öeldakse ja siis ma mõtlen, et mitu korda see elus nagu juhtunud juba on, et kui öeldakse, et sul on kesk- ja kriis. Ma ei tea, 15 või. Ma ei oska sellega isegi rohkem suhestuda. Ja kus ta ei ole enam keskeas ju? Ma ei tea. Tänapäeva järgi vist peaks olema ju, kui sa... Ma otsid lihtsalt vana. Kauaks Eesti mehed, kaua nad elavad? Ma ei mäleta. Tegelikult vist suht vähe, siis sa oled ikkagi juba lähemal sellele lõpule. Ei no selle järgi kindlasti, jah. Aga mis tunne on olla lõpule No ma ei tea, kui mu laps ütles ka ühe asja kohta, et ma ütlesin, et ma tulen sulle siis külla, mingi jutt käis mingi 40 aasta pärast. Ja siis ta ütles, sina oled ju selleks ajaks mulla all nagu. Mulla toidul. Kui nad on pahased su peale, et sa nad nii hilja said või? Seda nad ei ole öelnud. Võib-olla nad ei ütle, lihtsalt nad on viisakad, vaata. Ma ei tea, kas see on nii hilja, 39 ei ole nii hilja. Teine laps on muidugi juba läbi arvutamine sassi, oli mingi 46 äkki või? 44 vist. Ta ei ole ju 8. 45. Mulle ei meeldi sellest, ma läksin nii stressi. Miks sa stressi läksid? Sest mulle meenus see video, mis me Maiduki ja Kristina Kallasega tegime. Meil on 8x4. Eks ole? Mina ei tea. Palju on 8x4? 8 + 8 on 16 ja 16 × 2 on 32. Just, no näed. Ja siis
viimane video, mis ma tegin vene koolidest, isegi selle all, millal me selle Maiduki video tegime eelmine aasta, isegi selle viimase TikToki all, mis ma tegin, oli see arvutamise kommentaar. See ei kao ära. Need on need pisavendadest ei pääse. Nad on pisapolitsei. Okei, aga sa enne ütlesid, et 26 on selline vanus, kus me teeme mingeid olulisi asju ja no ongi, me mõtleme oma tulevikule ja Johanna tahab korterit osta ja ma ei tea, mis mina tahan praegu, aga mis sind siis nagu liikuma paneb? Praegu või? Jah. Mind paneb liikuma see, kui meil mingisugune, ma ei tea, ma olen nagu üsna orgaaniliselt praegu läbi põimunud sellest, mis Levilaga toimub. Et see on üks asi, mis mind liikuma paneb. Ja kui keegi ütleb, et tal on midagi korda läinud sellest, mis me oleme teinud või inimesed näiteks vaatavad mingisugust asja kauem, et ma näen, et neil on mingi 20 minutit nagu vaatavadki 10 000 inimesed mingisugust filmi, mis me oleme teinud, siis ma ei tea, lihtsalt mulle läheb see korda nagu, see on nagu äge. Ja see on nagu selline tunne, nagu tuleks natuke meile külla, nagu jagaksime sama asja, mis meid nagu köitis ja mulle tundub, et see on midagi sellist, mis ongi inimeste vahelise sideme teema ja ma nagu olen selles mõttes üsna seltskondlik inimene, et mulle väga meeldib selline asi, et kui inimesed tulevad kohale, ma ei tea, see on lihtsalt see, mis võib-olla kaugelt vaadates nagu väike asi, aga endale mulle on see nagu päris tähtis. Tagasi minnes siis selle vanuse juurde, siis Tristan, kas sa tahaksid ühendada läpaka või? Sa oled telekaga? Seda me oleks pidanud ette proovima. Aga proovima. Aga miks sa ei või talle lihtsalt näidata? Okei. Ma nagu niisid seda telekat ei näe. Aga kas sa võiksid... tegelikult ei pea screen recordima suva. Nii, kuna sa ikkagist oled nii vana, et ja me tahame teada, et kuna sa oled ka väga seltskondlik inimene, sul on palju sõpru. Ja selle aja jooksul sa oled kohtunud lihtsalt nii paljud inimestega, presidendid, punkt. Punkt. Kuna sa juba kattisid mu nalja ära sellega. Nii, meil on selline presentatsioon, et kas need vanad inimesed on su sõbrad? Okei, lase käia. Nii. First up, Konstantin Pats. Sa oled temaga kohtunud? Ei. Tegend koos lasteaias. Ja ma tahtsin öelda, et kunagi ma läksin Riias hotelli, vist oli Alberts või mingi selline hotell ja seal on vaata, et kui sa oled varem olnud, siis sul on mingid eeltäidetud andmetega blankett, kui sa numbritoa võtme saamisel alla kirjutad. Ja see eeltäidetud blanketil oli minu sünniaastaks 1872. Ja siis ma mõtlesin, et mis kurat see on. Ja siis mulle tuli meelde, et mul oli mingi periood, kus mulle üldse ei meeldinud, kui keegi andmeid kogus. See oli siis, kui see veel kuidagi tundus võidetav võitlus, vaata. Ja mulle tundub, et ma olin vist kunagi meelega pannud sinna mingi tästi lampi selle ja ise ära unustanud. Aga see, et nende süsteem seda kinni võtnud, muidugi näitab, et nad ühesõnaga ei on märganud seda. Nii et selles mõttes kui ma oleks sel ajal sündinud, siis oleks mingi šanss võib-olla, et ma teaks seda. Ja kas sa olid sel hetkel elus või teadvusel, kui maailm oli mustvalge ja siis äkki käis niimoodi ja kõik läks värviliseks? Kas sa mäletad seda hetke või? See oli niimoodi, läksin hommikul kooli, kõik oli mustvalge tulnud ära. Värvid on peal. Suur maalritöö. Järgmine inimene. Lennart Meri. Kusjuures ma olen temaga fakse vahetanud ja naljakal kombel ma ei ole temaga tegelikult kohtunud. Fakse, äsin, sa oled samad inimestega maganud. Kõige naljakam asi temaga on see, et kui ma olin 16-aastane, siis teate seda, et nõukogude inimesed ei naeratanud ka. Et see, et oli mustvalge oli üks asi, aga keegi naeratanud. Põhimõtteliselt oli see, et ei osatud ka üldse. Ja siis tuli Lennart Meri ja tema nagu naeratas. Ja siis ma mäletan, ma proovisin peegli ees. Reaalselt, kuidas see käib nagu, et niuke särav naeratus. See tuli nagu... Näita. Särav. Väga särav. Ei, see oli mega veider. Aga lihtsalt see, et ma tahan seda sellepärast rääkida, et näidata, et kust maailmas me nagu tulime. Et kui üks inimene, kelle kaubamärk oli nagu naeratamine, et see saigi kohe kaubamärgiks. Tal oli see mingi ekstra siuke natuke nagu kaameli naeratus on ju.
aga et siis teine asi, et ma olen ükskord saatnud talle, kui ma valitsuse nõunik olin, siis me pidime kooskõlastama Lennart Meriga mingi teksti, kus oli tema tsitaat. Ja siis ta ütles, et kirjutage ise see tsitaat, et nad vaatavad üle selle. Ja siis ma kirjutasin selle tsitaadi ja siis ma faksisin selle talle. Ja nüüd on mul üks süke vale mälestus, et mul on nagu meeles, nagu Lennart Meri oleks mulle saatnud faksi vastu ja pannud juurde smiley. Aga see ei saa olla võimalik. Miks? Sellepärast ma arvan, et smileid olid, tol ajal olid siis nagu emotikonid veel olid nagu olemas. Mina nagu jututubade kliendina nagu teadsin hästi, mis on nagu emotikonid, aga ma arvan, et ta ei kasutanud seda kindlasti oma elus. Ja ma arvan, et tegelikult juhtus nii, et kui ma helistasin sinna kantseleisse tagasi, küsisin, et kas oli mingi reaktsioon, et siis nad lihtsalt ütlesid, et ta lihtsalt naeratas. Ja ütles, et las olla. Aga mul ei ole tegelikult temaga isiklikku kokkupuudet olnud. Välja arvatud see, et ta oli mulle mega suur eeskuju. No, ma nagu tõesti imetlesin. No, kui oli üks inimene, et tulest ja veest läbi minna, siis tol ajal tema esimene presidendi aeg, et siis tundus küll, et see on see, mismoodi ma nagu, keda ma imetlen nagu. Miks? See sama asi, et ta oli nagu võimeline rahvusvaheliselt olema nagu võrdne võrdsete seas. Et oligi 2 Ida-Euroopa presidenti, üks oli Václav Havel ja teine oli Lennart Meri, kes liikusid nagu, eriti Lennart Meri oma selle diplomaatilise tausta tõttu, et ta oli ka diplomaatide perest ja ta oli kõik keeled suus ja ta oli väga haritud. Ehk siis ta võis minna ükskõik kuhu ja see vabadus, see vabadus, mida meil ei olnud, et sa lähed sinna, sul on lihtsalt mingi põhimõtteliselt sa teed kõike valesti, nagu kohmerdad seal kuskil mingisugune Downing Street 10 juures kuskil uksest sisse ja ei tea, mida teha, siis tema nagu läks nagu Mihkel Mutil oli üks raamat, kus teda võrreldigi tantsijaga. Arnold Rüütel. Selle mehega ma olen kohtunud. Te olete sõbrad? Me nii lähedased ei olnud. Esimene kohtumine oli see, et mina olin siis 24-aastane, kõndisin umbes elus esimest korda Toompea lossis ja üldse loomulikult ei teadnud teda ja tema ei saanud ka mind teada, aga ta vaatas mind, jäi seisma, üle mulle käe pihku ja ma ei osanud muud teha, kui ma lihtsalt röögatasin tere vastu ja läksin nagu selles kohmetult edasi. Aga ma ei tea, ta on nagu huvitav tüüp, et ma näiteks pidin temaga ükskord üksi istuma presidendi kantseleis, kuna mina olin peaministri nõunik ja siis ta rääkis mingit sihukest juttu, et ma siiamaani ei saa sellest aru. Ja siis pärast tuli teised inimesed veel sinna ruumi, et rääkis veel ühe loo, mis oli nii veider, et see oli nii unenäoline, et ma hakkasin mõtlema, et võib-olla ta on see inimene, kelle jäävad unenäod ja reaalsus nagu vahel peas segamini. Ühesõnaga valitsus hakkaski asuma, Riigikantselei ja valitsuse istungid hakkasid asuma Stenbocki majas. See oli just renoveeritud ja Arnold Rüütel nagu küsis, et kuidas siis Stenbocki majas läheb ja siis hakkas ise rääkima. Ma mäletan, et kui see maja oli veel varemetes, et siis seal oli 20-40 000 maffiameest ja meie oma autojuhiga panime endale valeriided selga ja me läksime sinna majja jalutama. Ja siis ma nagu mõtlen selle loo peale siiamaani, ja ma vahepeal mõtlesin, et kas ma kuulsin midagi valesti või sain midagi valesti aru, aga siis me nagu sõidame peaministriga tagasi sealt ja lihtsalt nagu vaatame üksteisele otsa, et kas sa kuulsid seda ja mis me sellest arvame? Ma ei tea. Vend tegi nalja ja mitte keegi ei naernud. Me ei tea, mis see oli nagu. Keegi ei julgenud naerda. Aga see eelmine jutt oli see, et kui me kahekesi istume, kõik oli põhimõtteliselt läinud vetsu ja sellist asja nagu väga tihti juhtus. Istud presidendiga, ise oled mingisugune noor nolk seal ja siis ma ei mäleta, kuidagi see kliimasoojenemine tuli jutuks ja siis ta hakkas rääkima mingitest lehtritest, mis meres ringi keerlevad ja millest ta oli mingit filmi näinud. Ja siis ta nagu, tema tõlgendus ongi mingid lehtrid, mis nagu sõidavad nagu mööda merd ringi ja jälle ei saanud mitte midagi. Ühesõnaga, see oli ka ammu, aga teda ma olen isiklikult vähemalt kohanud, jah. Mulle meeldib see mõte, et äkki ta tegi nalja ja ta ei saanud aru. Siis minu arust Kristalil on üli hea viis, kuidas teha naljad naljakaks lõpuks, kui ta teeb nalja ja siis keegi naerast mingi naera! Sest Johanna kunagi ei naera ühegi mu naljale. Kuule, aga see läheb sõnaliselt. Okay. Nii, vaatame veel, kas sa tead neid vanasid inimesi? Toomas Hendrik Ilves. Jaa, teda ma tean väga hästi. Soovid edasi tikkuda?
ma ei tea, miks teda ma olen lihtsalt palju elus kohanud. Ja meil oli tegelikult just praegu temaga kõne. Olete homid? Me oleme head tuttavad küll, aga et ta võib-olla tuleb, aitab ühes projektis, vaata see Levila projekt, kus me otsime tulevasi Eesti presidente, aitab neid kandidaate konsulteerida. Kersti Kaljulaid. Jaa. Teate ta? Väga hästi tean, ma pidin tõesti raamatu kirjutama. Või ei pidanud, aga nad... See on juhuslikult siin laual. See täiesti juhuslikult, ma just vaatasin enne huvitav, kas see on juhuslikult siin laual. Siin laual on ka teine sinu raamat. Need on need raamatud, mis on Levilas kohustuslik kirjandus. Ma küll pole kuulnud, et kohustuslik on. Meil on need ilusti loetud. Mingi raamat oli veel. See on mingi libauudis, ei ole kohustuslik. Mingi raamat oli veel, aga seda ma ei ole lugenud. Ja ma isegi ei mäleta, mis selle nimi oli. Sõnumisjad ja käsiraamat. Kas tasub lugeda? Ma arvan küll, jah. Mitte kõiki peatükke, see on see jama, et ta nagu õpiku moodi. Ma mõtlesin, et Eestis ei ole kommunikatsiooniõpikut ja siis ma lihtsalt kirjutasin nagu oma näidete pealt ühe raamatu. Seal on paar peatükki, näiteks meedia peatükk on vananenud, aga mõned peatükid, ma usun, ma ei tea, kriisikommunikatsioon ja mõned veel, et need võiksid äkki olla veel asjakohased. Olete sõbrad? Me oleme... Ma ei tea. Okay. Sellepärast, et kui me seda raamatut kirjutasime, siis meil nagu oli nagu teravaid olukordi, et mina tahtsin sisse panna igasuguseid hetki, siis me vaidlesime nende üle ja siis me olime nagu minu meelest natuke nagu tülis, kuigi tema ütles, et me ei olnud ja mulle tundub, et me oleme sõbralikes suhetes ja lihtsalt ma ütlen seda, et ma ei taha rohkem ühestki elus inimesest raamatuid enam kirjutades. See on nagu kuidagi endale tundub ka nii jõhker vaata, et sa pead kirjutama ka mingisuguseid raskeid hetki sisse. Ja siis kui inimene on juba lahkunud, siis on kuidagi lihtsam. Sellepärast sa lustisid siin, kui... Kuulge, see oli nali. Mis nali? Naerge, ma tegin nalja praegu see. See tundus fair, jah. Okei, ega see tegelikult ongi tõsi. See on ju loogiline. Ja samas jällegi mõelda, et ega mis selles siis nagu toredat on, et kui inimene sureb ära ja siis sa kirjutad midagi, mis talle ei meeldiks. Tõsi. Aga okei. Nii. Alar Karis. Ma olen temaga siis kohtunud, kui ta oli riigikontrolör muideks. Tegin temaga koostööd, tegime neile ühe auditi isegi, mis uuris riigikontrolör, audit, jälle keeruliseks läheb. Ma tean, aga lähme edasi. Ma tean piletikontrolöri. Davai. Ja auditit ma ei tea. See oli viga. Kus sa piletikontrolöri oled näinud tänapäeval? Sinus... Mina olen isegi selle bussis, ma olen selles bussis isegi istunud. Et mul on küll see kaart olemas. See on mupo. See ei ole nagu kontrolör, ikka minu meelest päris. Meil on ikkagi kontrolör vahetati välja selle masinaga põhimõtteliselt. Ja mupo on lihtsalt ju see nagu... konduktor. Konduktor? Ma ei ole kunagi aru saanud, mis see on, aga... Okei. Olgu, aga ühesõnaga mul ei ole tast... Jaa, täna ei oska muud öelda, kui et ei suhtle igapäevaselt. Ei ole Facebookis chatinud? Ei ole. Ühist pilti ka pole? Ei. Okei. Liidia Koidula? Midagi nagu oleks... Ta on ka Tartust ju. Ta väga viskab mingisugust Tartu vaipsi nagu, aga... See soeng võib-olla. Ja, mul on sarnase soenguga inimesi. Teda ma tean, see vend on tegelikult... Ma ei tea, kas ta peaks nagu just poliitik olema, sest vaata, kõigil on meil vahel mingisugused väga head nagu sõbrad või tuttavad või sugulased, kellega on ülilahe nalja visata. Aga et kas ta peaks nagu näiteks president olema. Et ühesõnaga Marek on tegelikult, ma ütlen kohe ära, üks lõbusamaid ja naljakamaid tüüpe. Temaga on väga palju nalja saanud. Ja selles mõttes mäletan, et kunagi isegi sellises kohas käisi nagu Hell Hunt, siis ta toimetab seal. Et oli päris helge tüüp. Ma ei tea temast aga midagi peale selle, et ta näeb välja, nagu ta paneks pidu hästi. See on kooskõlas sellega, mis mina tean. Ma tegelikult täna ei tea, ma ei ole ammu teda näinud. Veitsen jah. Kõllesummer. Ei, aga ta on nagu väga smart.
ja nii, aga mul lihtsalt võib-olla, samas ma olen olnud ise kriitiline näiteks mõnede asjade osas, mis ta ise ka on teinud, nagu poliitikuna ja vahel ongi, kui sa nagu näiteks ajakirjaniku positsioonilt vaatad, see on hästi vastik olukord, et sa tunned inimest ühest küljest, aga siis sa pead teda kritiseerima teisest küljest, sest see mõnes mõttes ei ole lihtsalt, neid ei pea nagu panema ühte potti. Aga kas niimoodi saab väikses riigis elada, see on nagu teine küsimus. Oot, sa enne ütlesid, et... Mulle ei meeldinud see, et Dalai Lama juures väidetavalt nagu vindine oli. noh, et ma ei tea. Ja kas Dalai Lamaga ei olnud see lugu, et talle meeldisid väiksed poisid? Seda ma ei tea. Ma ei oska kommenteerida. Pole kuulnud, kus võtad sükst asja. Ma just lugesin ta raamatut, väga hea oli. Ja siis meie ühine sõber Maano tuli siia ja nägi seda raamatu ja mingi, oh my god. Te loete selliste inimeste kirjutatud asju. Ühesõnaga, ma ei tea. Ma ei oska öelda. Ja samas mitmes Dalai Lamas oli üldse. You never know. Ma võisin seda küll öelda, et selle raamatu, Dalai Lama raamatus, mis ma lugesin, mingi 3. lause oli siuke, kus sees oli sõna väärakad või midagi siukest. Seal oli selline sõna. Mingi siuke sõna oli. Päris raske ette kujutada. See on ka tõlgitud raamat. Okei, jah. Ja ma tahtsin veel seda küsida, et sa ütlesid, et sa ei tea, kas tema sobib presidendiks, et kas ta on olnud presidendikandidaat või? Linna peaks ta proovis küll. Ma siis mõtlesin, kas kõik inimesed poliitikast. Ma arvan, et ta tegelikult ongi see, et võib-olla ta linna peaks ka ei sobi. Aga ma lihtsalt tahan talle öelda, et ta on väga tore tüüp muidu. Okay. Johan Laidoner. Seda ma tean ainult tänud tegelikult. Ainult. Ei, ma tean lisaks tema elust nii palju nüüd tänu Tristani videole, mis meil oli. Jooksen, kuni leian kõik Johan Laidoneriga seotud kohad Viljandis. Let's go! Laidoner, kui ma olin väike, siis oli üks kangele, siis mul oli mingi väike raamat, mingi hästi õhuke 3. klassi ajalooõpik, mis oli Eesti-aegne. Ja Laidoner oli seal ju nagu üks põhivabadussõja nagu tegelasi, et siis... Kätt ei ole surunud? Ei, kahjuks mitte. Okei, see ongi kõik. Mis me saame järeldada nüüd sellest? Et kui vana Daniel on? Väga vana. Selgus. Jah. Eesti aeg. Nüüd on siis armastuse segment kätte jõudnud. Armastuse segment. Uskumatu. Läksin hiljuti lahku, Daniel. Seda sa tuletad meile siin Levilas kogu aeg meelde. Ja kui keegi parajasti räägib millestki muust, siis sa tuletad seda jälle meelde. Ja näiteks kui on podcast, kes on Levil asutaja Daniel Vaarik, siis ma kasutan lihtsalt võimalust ja räägin sellest, et läksin paraku hiljuti lahku. Okay. Ja siis elu suhtes oli üsnagi mustvalge. Mul olid asjad nagu paigas, mõtted olid selged, ei olnud nagu liiga palju küsimusi, et mis, kuidas peaks olema millegi pärast. Nagu lihtne. Ja nüüd ei ole ka nagu halb, lihtsalt, et on hästi palju uusi mõtteid igas suunas tekkinud või uusi küsimusi. Just avastasin, et sul nii väiksed käed. Aitäh. See on sellepärast, et mul, vaata, ma hakkasin jõusaalis käima, siis mul lihased suhteliselt väiksed käed võrreldes lihastega. Ja käed tunduvad nüüd väiksemad. Aga aitäh kommentaari eest. See võib-olla peaks rohkem, mitte neid oversized riideid kandma, su käed ma jõuksid normaalselt. Ja kas sa oled mõelnud endale päris ja mingi vastavas suurust riidega? Skinny pükstükk. Järgmine osa ma olen kinnastega. Okei. Ja mis see teine variant veel on? No selle see toiad käsi taskus. Suure Levila pusaga. See on muidugi, sa saad seal hea siin eest taskus. Siis pea on ikka väike. Känguru taskus. Okei, ärme sinna lähe. Ühesõnaga. Läksid lahku. Läksin lahku. Et on mõned nagu lihtsad küsimused, mis kindlasti aitaks veel minu situatsioonis, minu vanuseid inimesi, siis sa tead paremini neid asju. Sa oled juba läbi elanud seda kõike. Kusjuures ma väidan, et ma ei tea paremini, aga okei. Ma väidaks ka, et Daniel ei tea. Ta soovitused on küsitavad. Kas mehed ja naised saavad sõbrad olla? 100% saavad. Mis sa tahtsid Elaborate. Ma lihtsalt arvan, et see on mingisugune veider müütiline väide, mis on tulnud kuskilt kirjandusest ja mis
mida on sageli hea nagu võimendada, kui sul on nagu suhe halvasti lõppenud või nii, aga ma lihtsalt isiklikult arvan küll, et see oleks nii vaene maailm, kus mehed ja naised ei saaks lihtsalt sõbrad olla ja võib-olla mingisugusel hetkel inimesed võib-olla, ma saan aru, mis siin on mõeldud, on seda, et kui üks arvab, et ta on sõber, et siis teine ikkagi võib-olla loodab mingisugust suhet sellest olukorrast. Aga ma arvan, et võib-olla kui see nagu vanuse teema sisse tuua, et siis mingisugusest 30. eluaastast ülespoole see nagu järjest väheneb see probleem, et see nagu tõesti oled kindlasti suuteline olema ükskõik kellega sõber, kellega teil on sarnased väärtused ja mingisugune klikk, et mul ei ole mingisugust muud tõestust sellele, kui te peate lihtsalt uskuma seda. Ausalt. Aga ehk siis... mis ma teha saan? Kuidas ma ei ole teadlane, mul ei ole nagu andmeid, aga ma usun, et need andmed on olemas tegelikult. Aga sina, oletame, et sinul oleks praeguses vanuses mingi kaaslane, temal oleks mingi, ta ütleb sulle, et ma lähen saan mingi mehega kokku ja nad hängivad 8, et see on siis okei sinu arvates? Ma arvan, et see on okei, aga lihtsalt, et sellele peab eelnema, peabki selline, et ma tunnen seda inimest juba nii hästi ja ma nagu usaldangi teda ja mul ei tule isegi selle peale seda mõtet, et see võiks mingisugune probleem olla. Et see on see koht, kus ma tahan nagu olla ja ma saan aru, kuidas see võib ka valesti minna, et kui see muu osa suhtest logiseb, et võib-olla on asju, millest pole räägitud või usaldus on nagu vähene, et siis võib igasugu mõtteid loomulikult tulla. Ja need mõtted võivad ise hakata mõrandama nagu seda suhet ja nii edasi, et ma ei ütle, et see kerge on ja ma ei ütle, et mina isiklikult oleksin kuidagi alati väga küps selle koha pealt olnud, aga ma nagu täna näen seda küll niimoodi, et võib-olla kuskil 21-aastasena, ma ei tea, võib-olla ma oleks väga murelik olnud ja istunud kodus ja niimoodi põlv käib ja oodanud, millal ta tagasi tuleb. 21-aastasena on ka põhjust karta seda täiega. Mulle tunduks. Ma arvan, et 21-aastasena sul on lihtsalt raskem hinnata, mis on mis ka. Et näiteks, kui ma vaatan väiksemate laste pealt, siis nende puhul ongi see, et kui, miks on nagu natuke raske rääkida, ma ei tea, 5-aastase või 8 või isegi 11-aastasega nagu sõjast, on see, et tal puudub nagu see võime seda tõenäosust hinnata. Et kui sa ütledki, et mõnes mõttes ju tahaks rääkida sellest sõjast ikkagi, et ta on nagu nii domineeriv asi, et Ukrainas on ka sõda ja see mõjutab meie elu. Üks hetk tahaks nagu lapsega arutada, aga just see probleem on see, et sa võid talle selle mure nii suureks teha kohe, sellepärast, et ta ei oska hinnata, et kas see Eestis tähendab, et nagu homme on siis sõda kohe või ei ole. Ta ei oska neid märke ja tal ei ole seda konteksti. Et võib-olla see elu jooksul see konteksti taju nagu tegelikult kasvab. Et sa oskad kontekstist välja lugeda, et kus sa oled ja kus keegi teine asub ja siis sa muretsed võib-olla mõne asja vähem, muidugi mõne asja pärast ka rohkem, sest et sa näed mingisuguseid arenguid ette võib-olla, mis on hoopis teistsugused arengud võib-olla, mida teised jälle võib-olla noorematena ei taipa näha, nii et. Aga mis sa arvad, kas friends with benefits on nagu üldse võimalik või? Ma arvan küll, miks mitte? Kas küsid sõbra jaoks või? Mul on väga hea suhe. Nojah, siis, aga mina arvan, et see on ka samamoodi võimalik, et lihtsalt võib-olla jälle see on oluline, et inimesed seda ühtemoodi näeksid, et friends with benefits võib tähendada seda, et keegi jälle väga loodab nagu pikaajalist eksklusiivset suhet. Ja siis teine mõtleb, et ei, me oleme lihtsalt siin. Et ühe jaoks võib-olla suhte algus, mingi pika ja tõsise suhte algus, teise jaoks on selline mugavustsoon, kus lihtsalt vaadata edasi. Et sellisel juhul on muidugi natuke võib-olla halb selle ühe inimese jaoks. Tema jaoks seda nagu pikalt jätkata võib-olla ei oleks tark. Minule see kindlasti ei sobiks. Kas sa mäletad, kui ma küsisin sult, et mis vahe on friends with benefitsil ja sõprusel? Et mis sa vastasid? Mulle meeldis see vastus, aga... Mulle ka meeldis ja ma ei mäleta seda. Tundus, et me jõudsime, vaata me sõitsime selle sinu väikse autoga sinna trenni koos on ju ja siis oleme seal kuskil Mustamäe teel ja räägime sellest ja siis kuidagi ma nagu sõnastasin enda jaoks ka nagu ära, et jah, see vist ongi nii. Aga ma ei mäleta, mis see vastus oli. No see oli umbes midagi sellist, et kõik suhted on suhted. Jah, õige.
väga hästi peegeldasid, et kõik suhted on suhted, pluss, et siiski see Friends with Benefits, see võib ju areneda nagu suuremaks suhteks ka, et kuidas sa teed vahet sellele, et kas see on mingi suure suhte algus, mis võib ka võtta näiteks aega. Mis olekski ju mingis mõttes hea algus, sellepärast, et sa õpid inimest tundma, sul ei ole mingit nagu sellist... Sa koheselt emotsionaalselt seal mingi romantilisel level. Ja, et sa nagu õpid tundma ja siis sa ei koli nagu mingi ühe nädalaga kokku ja öeldakse ju, et inimese tegelik iseloom, mis sa näed, hakkad kolima kellega juba kokku. Koli kokku ära. Et inimese selline, et algul, vaata suhte algul kõik pingutavad, et ennast näidata hästi heast küljest, et see võib-olla hakkab siis nagu mõranema mingisuguse aja jooksul ja see on tegelikult ju hea, kui see mõraneb, siis tegelikult saad paremini tuttavaks ja see, mis sealt välja tuleb, see tervikpilt võib ka sulle meeldida, aga ei pruugi, et siis see mingi aeg võib ju olla lihtsalt see, kus ta näeb välja nagu Friends with Benefits, ja tegelikult algab siit mingi suurem suhe. Kas sul on häkke, ütle 3 häkki, kuidas tüdrukutega flirtida? Ma olen kõige käevem selles vist üldse. Daniel tundub siuke vend, et mingi tšikitega sebivad teda, ta ei pane isegi tähele, ta lihtsalt mingi, mis asja? Ma olen Danieliga peol käinud. Sina oled täpselt samasugune. Kultuurikatlas käisime mingi triibupasta ja mis see teine koosseis on? FMMB laivil ja siis mina kõnnin igal pool Danieliga ringi ja mingid naised on lihtsalt niimoodi. Ei olnud. Ja oli veel mingi, et kus sa lähed ja mind mitte keegi ei kõnetanud. Ja Daniel, et kus sa lähed, siis mingi naine vedas ta kuhugi rõdule ja mina ei saanud sinna sisse, see naine tõmbas ta sinna ja mulle pandi käsi ette VIP-tsoon, sina ei saa kuhugi minna. Oli küll, aga ma võtsin seda küll, et see küll nüüd ei olnud. See oli pigem see, et tule vaata, siis on parem vaadata. Ma räägin, ta ei saa aru isegi. Aga ma päris väga kehva flirti ja et ma olengi avastanud, et kui elus mingid suhted on tekkinud, see on sageli tekkinud ikkagi selle pealt, et lihtsalt oled nagu kuidagi niisama. Et siis on nagu parem. No never forget see, et üks tšikk rääkis mulle, et sa töötad Levilas, et see ülemus... Ei, ma ei taha seda kuulda. Lõpetage, ära lõigake see välja, ma ei taha. See on nii lugu, see on nii top. Ma isegi kardan iga kord, kui Johanna ütleb, et keegi ütles midagi, siis ma väga hakkan kartma. Eriti kui ta ütleb, et kui Tristan ütles midagi. Ei, ma ei pea seda rääkima, See läheb edasi. See on nagu mingi suur lugu või? Suur lugu. 2 lauset veel. Mis ta ütles? Ei, ta vist rääkis seda, et Daniel Vaarik, ülemused Daniel Vaarik, et kõik inimesed tahtsid mingi hetkel, et Daniel Vaarik oli see IT ka ja kõik tahtsid temaga koos olla. IT ka ei või? Ja ta oli IT-vend. Ta oli arvuti ainsana Tartus. Ja et kõik tahtsid temaga sebida. Eesti esimene e-maili aadress. Ta oli nagu unistuste mees Tallinnas. Wow. Ma ei tea, inimesed mõtlevad just asju välja, ei tea sellest midagi. Jah, aga võib-olla tõesti. Ehk siis põhimõtteliselt sul on niimoodi, et sa hängid mingite inimestega, oled niimoodi ja siis kui nemad avaldavad sulle, et joo, Daniel, sa meeldid mulle, et siis sa oled nagu mingi, tegelikult jaa, sa meeldid mulle ka. Tegelikult, kui ma olin nagu mingi 20-ndates, ma nagu nägin hirmsat vaeva, et ikkagi tuttavaks saada kellegagi, siis ma mõtlesin igast, nagu ei olnud nagu väga hea selles, et lähed lihtsalt saad tuttavaks, et siis proovisid nagu mingisuguseid olukordi tekitada, et ma sain ühe oma elukaasajaga kunagi nii tuttavaks, et tekkis mingi bowlingu üritus, aga tema, see tüdruk, kes mulle meeldis, oli nagu radasid eemal. Ja siis ma nägin tohutut vaeva, et tekitada idee, et segame kõik võistkonnad ära. Ja siis ma nägin tohutut vaeva, et sattuda samasse võistkonda ja temaga siis nagu rääkima hakatast. Ma ei julgenud lihtsalt minna niisama juurde ja öelda, et tere, mina olen Daniel. Et selles mõttes oli tol ajal umbes nii, aga ma nagu ütlengi, et see, kui palju vaeva ma nägin, see näitaski, et ma tegelikult ju väga hea sellest vist ei olnud. Ma tahaks sellest täiega vabaneda. Ma olen mõelnud nüüd tagasi, et
mis asju ma olen nagu mõelnud ja et mingid asjad langeks kokku ja mida inimene peaks ütlema, mõtlema selleks, et minu kogu see suurem plaan nagu realiseeruks. ja siis naised nagu võib-olla vahel ei teegi midagi, nad lihtsalt tulevad kohale ja meil on nagu teid, võib-olla mõtlevad mingeid asju, et mida võiks olla ja nagu üli chill'id. Ja ma olen nagu kõik nagu minuti haaval nagu planeerinud, okei, aga siis kui juhtub see, et kas ma siis suudlen teda või et siis, et äkki mingi süüke olukord tekitada, et nagu kõik need asjad on nii läbi mõeldud ja siis lõpuks on nagu, sellest ei ole hetkes, sa ei naudi, sul on pigem nagu mingi ärevus, et see eile avastasingi, et on nagu kaks asja, kui sulle keegi nagu meeldib, et sa oled samal ajal kiindunud ja siis teisalt sa oled nagu ärevil. Ja nagu siis need kaks asja nagu mängivad. Ja väga halb on see, kui see ärevus võtab üles, sa tegelikult isegi ei saa enam aru, kas inimene meeldib sulle või sa lihtsalt oled selles hirmuseisundis, et mis nüüd saab. Ja ma tegelikult mäletan seda, et see on olnud ja ongi nii, et sa saad... Mul oli siis, kui ma olin mingi 14. Mul oli palju kauem, ma olin 35 võib-olla. Aga see lihtsalt on nii, et oli nii, et ma mäletan täpselt seda tunnet, et isegi kui mul on juba tutvus selle inimesega, mis tähendab, et ma saaks nüüd normaalselt suhelda, et siis tuleb see mingi date, kus ma olen ärevil ja ma ei tunne nagu üldse nagu enam midagi, ma lihtsalt mõtlen, et kuidas see asi nüüd nagu edasi saab minna nagu. Ja millal ma neid asju nüüd teen ja siis ühtegi nagu normaalset teemat ei tulegi enam pähe ja ei saagi enam kunagi normaalselt rääkida ja mõtledki ainult nagu mingi, et kõnnime siin pargis ja kas ma peaks tegema midagi. Ja see, et sellele mõttelisele minale alla kogu aeg, kes nagu alguses oli su peas, vaata, et kuidas ta ikkagi on hästi huvitav ja räägib siin midagi ja oled lihtsalt vait, kõnnid. Daniel, sa oled Levila asutaja. Sa oled nii palju asju elus teinud. Sa oled nii vana, et sa oled nii palju asju teinud. Kas sa oled rikas? Ei ole. Ei ole või? Tähelgi pettumus ei ole kuidagi. Sul on Norm korter, kus selle said siis? Selle ma sain viimasel hetkel, et see on tegelikult pangalaen, see siiamaani. Et lihtsalt mul oli ettevõtte ja siis sealt ma sain dividende ja siis ma sain aru, et LHV arvestab ka dividende sissetulekuna. Ja just sel hetkel, kui ma hakkasin Levilasse nagu üle tulema, Levila oli juba loodud ja mul oli nagu plaan hakata siin täie kohaga olema, siis ma sain aru, et see on minu viimane võimalus saada see pangalaen. Sorry, LHV. Ja siis me isegi nagu saatsime laenutaotluse niimoodi, et meil ei olnud veel korterit. Aga me tahtsime nagu, põhimõtteliselt sai nagu kontrollida, et kas ma saan laenu sealt. Ja siis meile öeldi et põhimõtteliselt, kui te korteri leiaksite, siis sellises mahus me saaksime teie laenu anda ja aega oli mingi lühike aeg selle nii-öelda otsuse ära kasutamiseks. Oli võib-olla mingi 2-3 nädalat ja siis hakkasime paaniliselt korterit otsima, et kuna meil oli uus laps sündinud. Ja... See on nii vana, kui pikaks ajaks sul antakse üldse laenu? 30 aastat saad. See oli väga veider, see oli mingi päris pikk aeg, aga ma peast ei tea. See võis olla 30 aastat. Aga ühesõnaga, et ma ei ole rikas. Iga küsimus algab sellega, sa oled nii vana. Kas meil on Levilas mõni päev, kus te ei ole minu üle vanuse nalja visanud? Teeme mingi vanuse naljavaba neljapäev. Ma ei saa hakkama koosoleku päeval. Ma arvan, et keegi ikka unustab ära. Ma iga päev teed vanusele naljas, ma olen koju ja ma ei saa magada. Teate, mis kõige õudsem on, kui neid nalju enam ei tehta. It's so out there lihtsalt. Pekki. Nii et tehke ikka edasi. Aga sa oled asutanud asju, et palju sa siis palka üldse oled saanud kunagi? Mis on mingi maks? Rohkem. Need on ajas ju muutunud. Selles mõttes vähem tähtsaks need numbrid, et minu rekord üldse võib-olla midagi palju teenida oli see haruldane hetk mu elus, kus ma suutsin ühe tunni ajase nõuandmisega teenida 10 000 eurot. Eurot, mitte rubla. Eurot. Ja isegi mitte rubla ega marka ega krooni. Aga nõunikuna teenisid normaalselt? Ma arvan, et riigiameti kohta ma teenisin päris normaalselt, sellepärast, et ükskord tegi TV3 isegi uudise sellest, et mul on nagu kõrge palk, aga see oli nagu oluliselt vähem kui kõigil mu, ma ei tea, klassikaaslastel kuskil erasektoris ikkagi. See oli kus sinu pildiga? Äkki me leiame selle.
Wow. See võib olla leitav ja mind on seal ja siis minu meelest ka Äripäevas on seal kuidagi tabatud veel selline, et ma olen seal nagu niimoodi sepitsen, mul on mingi käed on kuidagi siin niimoodi, siis mu pilk on siit alt kulmu ja siis see palk oli vist mingisugune 26 000 Eesti krooni, mis siis see on nagu mõnisada eurot, aga eks see aeg oli teine, et 26 000 Eesti krooni kindlasti oli nagu suurem kui mingi keskmine palk, aga põhimõtteliselt ei olnud ka midagi nagu võrreldav üldse mingisuguste erasektori palkadega. Sa olid siis Siim Kallase nõunik, on ju? Kuidas saadakse nõunikuks? See oli nii, et ma sain Kinga Rahvahäälest ja see oli niimoodi, et Rahvahääl oli selline ajaleht ja mina olin niisugune ülinoor mingisugune ajakirjanduse üliõpilane, kes arvas ennast nagu liiga palju selgelt. Aga tol ajal see tuli kasuks, kui sa liiga palju arvasid. Lihtsalt läksid kohale ja ütlesid, ma tahan mingi siin töötada ja vahel öeldi, et võtame selle, et väga tore on. Praegu on sama, ma arvan. Võimalik, jah. Et siis lihtsalt ma olin majandustoimetaja, teades majandusest umbes 0 ja mul ei tulnud see väga hästi välja ja ma kirjutasin mingisugune väga segase pika loo, sest toimetaja ütles, et sul pole ammu midagi ilmunud. Ma kirjutasin mingi kullastandard ja mingid asjad. Ise ka nagu mõtlesin, et huvitav, kes seda loeb ja siis mulle tuli majandusministeeriumist kõne. Kes öeldi, me lugesime seda lugu, me naersime. Tule meiega rääkima. Ma lähen sinna majandusministeeriumisse ja seal on mingi inimene, kes ütleb, kuule, et kas sa meile tööle ei taha tulla või? Ja siis mina nagu mõtlesin, et mis see palk teil siin nagu on. Ja siis tuli välja, et see oli siis juba tollest palgast nagu pool umbes, mis ma sain seal ajalehes. Aga ma mõtlesin, et ma olen hästi kaval, ma läksin peatoimetaja juurde ja ütlesin, et kuule, et mul on nagu siin konkureeriv tööpakkumine, et äkki saaks palgatõusu. Ja mis tema ütles, kuule, ma arvan, et sa võiksid selle palgatõusu seal vastu võtta. Et põhimõtteliselt sain Kinga võtta selle kauplemise pealt. Ja siis ma sattusin majandusministeeriumisse tööle ja seal ma pidingi siis õppima seda uut eriala, milleks oli siis tegelikult nagu suhtekorraldus või avalikud suhted oli sel ajal see minu meelest tegelikult parem sõnapaar, minu meelest ongi avalikud suhted. Ja siis ma ei osanud seda ka üldse. Peale selle oli meeletu esinemas ärevus. Kartsin meeletult pressikonverentse juhatada. Ja ma kartsin neid nii, et ma ei saanud magada ja mul põlv värises. Ma reaalselt täiesti pabinas iga kord. Sest ma ei hallanud teemat, see ajas mind väga pöördesse. Ja väga järsk oli see trepp. Aga siis kui ma olin vähekegi enesekindlust saavutanud, siis ma sattusin mingile nõupidamisele, kus oli valitsuse pressibüroo esindaja ja siis ütlesin, et te teete kõike valesti. Lihtsalt see ei sobi ja see ei sobi ja siis ta küsis, et aga kas sa meile tööle ei taha tulla või? Ja nii saingi. Et selles mõttes see oli nii lampi kõik see asi seal. Äkki kõik kritiseerijad tegelikult tahavad tööle saada? Ma arvan, et see võib olla libe tee. Sageli need inimesed, kes ainult kritiseerivad, ei saa tööle. Aga kuidagi ma ei oska öelda, miks see nii läks ja lihtsalt mõnes mõttes oligi nagu kõik väga juhuslik. Ja siis sa asutasid selle kommunikatsioonibüroo pärast seda või? Kus olid seal nõunik? Ei, see on pikad, ei ole väga olulised sammud, aga ühel hetkel ma tulin sealt ära lihtsalt sealt valitsusest ja siis ma sain tööpakkumisi ja siis ma valisin ühe siukse, mis tundus mulle kõige raskem. See oli ühe ettevõtte juhtimine, mis oli üsna pankroti äärel, mis oli ka konsultatsioonifirma. Aga see oli, ma siiamaani pean seda päris heaks asjaks, et see õnnestus nagu tuua pinnale. Ja sellest sai minu meelest väga äge tiim. Esimest korda nagu siuke suurem tiim, mida ma juhtisin, oli seal. Kas sa oled tänaseks oma lavahirmust üle saanud? See on oluliselt vähenenud, aga see ei ole päris kadunud. Mis Ainult käib ja pläkutab igal pool. Tundub väga enesekindel. See on huvitav, et ma mäletan, et mind ka julgustas see, kui keegi ütles, et näiteks mingisugustel esinejatel, kes on terve elu esinenud, on jätkuvalt lavahirmu. See oli nii abiks, kui keegi seda ütles ja ma ütlen seda kõigile, kellel see on, et see ei kaogi päriselt ära. Ja ma ütlen, mis on muutunud, on see, et see eelne ärevus on nagu sama, aga laval endal on oluliselt väiksemaks läinud. Et siis, kui sellest hetkest, kui see asi pihta hakkab, sa ütled esimesed sõnad, siis järsku kaob ära. Aga vanasti mul oli nii, et ma ütlesin esimesed sõnad ja siis mul sai õhk otsa.
siis ma hakkasin selle hämmerdama. Ja siis, kui ma sellest üle sain, siis ma tundsin, et okei, nüüd hakkas minema lõpuks. Muideks, ma olen isegi mõelnud, et kaastunnet äratav komistamine lavale minnes, kui sa seda suudad piisavalt mitte või piisavalt nagu väikselt teha, võiks olla ju isegi tore, aga muidugi ma ei ole sellist asja isegi kunagi proovinud. Aga et kui see kogemata juhtub, siis kõik inimesed on niimoodi, et kõigil juhtub ja hakka nüüd rääkima. Minu arust on kõige hirmsam see, kui sul tekib selline blackout, mis jõuab sinna kohta, kus sa oled nagu selles mõttes, et fuck ja ei tulegi midagi enam välja. Ja sa jääd nagu täiesti kinni. Et see on suva, et sul läks sassi ja kõik siuksed asjad, sa teed seda alati kuidagi nagu naljaks pöörata või edasi minna. Aga mingitel hetkedel võib tekkida selline lihtsalt, et kõik. Muide, täpselt seda ma kardan kõige rohkem. Ja mul on seda juhtunud. Ja see on päris õudne. Ja siis, aga mõned nipid on siin veel, et näiteks näitlejad teavad seda hästi, et kui näiteks minna kuskile raadiosse või nii, et siis lihtsalt ära mine trepist nagu. Et isegi kui sa oled üsna sportlik, siis maha tulemine sellest näiteks kiirest trepist minekust nagu hingamise mõttes võib võtta minuteid. Ja kui sa lähed otse trepist ja lähed otse eetrisse, siis sul mitte ainult ei pruugi tulla blackout, vaid sul võib lihtsalt õhk otsa saada. Ja mingid sellised väikesed asjad, et kui neid õpid nagu arvestama, et siis on nagu kindlustunne ka suurem nagu. Ma ei ole pidanud kunagi vist avalikult rääkima. Mis on sa praegu teed siin üldse? No praegu, see ei ole isegi avalik, me oleme siin neljakesi. Aga ma ütlen, et Levila võitis selle auhinna mingisuguse meedia ettevõtete või mingisuguse auhinna. Mis asi see oli? See oli sinule, sinu töö, suur tänu sinu töö eest. Nii, ja siis... Visuaalsete lahenduste eriauhind või midagi. Ja siis see oli mingis ruumis, mis on täis ajakirjanik, kes ma olin täiega mingi täna ma teen paar sõna, ma olen valmis, ma ei saanud isegi magada, siis ma pidin mingi, ma ei tea, 3 sõna tegema, ma tahtsin veel, ma kirjutasin nagu enda kõne niimoodi valmis, ma olin mingi, korrutasin seda filmi, siis rääkisin oma emale, siis ma olin mingi I'm gonna talk today, täna on see päev, kus mina võtan mikrofoni ja ütlen paar sõna nagu. Ja siis ma lähen sinna ette, kõik inimesed enne mind rääkisid, ütlesid midagi mingi bla 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 bla, siis jõuan mina sinna. Seal vend unustab mulle mikrofoni anda. Ja siis lihtsalt on mingi, annab mulle see asja, saadab ära ja ma olen lihtsalt mingi ma olin valmis, ma olin nii valmis lihtsalt ja seda ei juhtunud. Eks ma jään ootama järgmist hetke, ehk siis mu häkk on, et loodke, et ei pea rääkima. Seal mitte ainult üks vend ei unustanud sulle mikrofoni anda, vaid üks teine vend rääkis niimoodi, et see mikrofon oli siin naba juures. Seal oli palju huvitavaid inimesi ka. Ajakirjanikud on väga spetsiifiline breed of people, ma ütleks. Jah. Tahate edasi rääkida sellest? Ei. Seal oli üks vend veel. Ei, nad on kõik väga armsad ja väga nagu siuksed teavad oma asja, aga väga rääkida ei taha, siis väga armas minu arvates. Nad kirjutavad. Vanakooli ajakirjanikud. Ongi näha, et nad oskavad ülihästi kirjutada ja see kirjutamine on nende passion, aga rääkimine selle lõikame välja. Okay. Aga me oleme siin Levila ruumis, mis on mingi, ma ei tea, Telliskivi poolt meile kuidagi saadud. Ehk siis me oleme MTÜ, aga miks sa sinna hea palga peale tiksu, ma ei tahtnud jääda siis? Sest elu tundus mega kurb ja tühi ja ma tegin mingisuguseid asju, mida ma olin juba teinud, ei olnud minu jaoks enam huvitavad. Ja lisaks mulle tundus, et seal kommunikatsiooni või sellises konsultatsiooni alal ei olnud, et see ala ei olnud nagu see, kus midagi olulist parajasti sünnib. Et mulle tundus, et ajakirjandus on nagu huvitaval kombel see, kus on tegelikult jälle mingid võimalused. Sellepärast, et see, kuidas info liigub, see on nii palju muutunud. Ja ajakirjandus on ikkagi väga traditsiooniline, et mulle tundus, et siin võib olla nagu mingid lahendusi, mida võiks proovida nagu selgeks saada. Aga sa tegid MTÜ tegelikult, mis nagu otseselt me ei kasuta mingi aadse, meil ei ole mingisugust paywalli. Usu mind, me kasutaksime aadse, kui meie turg oleks suurem ja me saaks sealt midagi nagu teenida, et ütleme et kui me oleks Delfi, kellel on iga päev 300 lugu ja igal lool võib-olla ei ole nii palju külastajaid, aga seal korraga võib-olla mingi 40 000 külastajat, et siis seal on reklaamide tulu, ma arvan, arvestatav, aga meil on võib-olla 1 lugu nädalas
et lihtsalt see ei tasu väga ära praegu. Isegi mõni lugu saab meil väga head tähelepanu, noh näiteks mõni on olnud 75 000, ma ei tea, noh haruldane küll, aga võib olla nagu kasutajad. Et siis isegi see ei päästaks meid nagu reklaamide mõttes praegu. No selles mõttes, et me ju saame, ma olen ka ühendatud meie mailboxiga, me saame mingi pakkumisi, enamasti mingi väga veidrad pakkumised. Väga fishy, seal küsitakse kohe, et kas te olete valmis, kas te olete avatud teemadele nagu gambling, alkohol ja siis tuleb ja nii edasi. Mida see ja nii edasi veel peaks tähendama? Ei, seda me saame iga nädal ja kusjuures ma isegi mõnedele panen bloki, sest et ma ei viitsi nagu tegeleda sellega, kes nad sageli saadavad, et noh, kas sa said minu eelmise kirja, et miks sa ei vasta, ja ma tean, et need on päris vahendusagentuurid, mis vahendavadki neid igasuguseid asju, et on olemas sisuturundusartiklid, mida nad vahendavad ja on olemas bannerreklaamid ja asjad, aga et noh, mulle tundub, et võita on sealt mõned väiksed summad, aga kaotada on see ebamugavus meie lugejate jaoks nagu, või see mugavus on kaotada siis selles mõttes, et me saaksime väga vähe vastu, aga annaksime ära oma sellest tundest ja puhtast nagu ekraanist mingi suure tüki nagu. Kus siis raha tuleb, kui ads ei taha? Kust meie palka saame siin Tristan? Jumal tänatud, et meil on nagu olnud toetajad umbes 30 inimest, kes on meid suuremalt toetanud ja ma mõtlen suuremalt siis alates 5000 eurost nagu aastas. Ja nad ei toeta iga aasta kõik need samad, aga noh, need ei ole kuidagi ka salajased nimed. Noh, meil on nagu kodulehel ju olemas meie peamised toetajad nimedena. Et tänu nendele me saame eksisteerida, siis on meil see, et me oleme küsinud Eesti Filmi Instituudist raha ja me oleme saanud, et teha oma dokumentaalfilme, mis on hästi kulukad projektid, nii et aitäh Eesti Filmi Instituut. Aitäh Eesti Filmi Instituut. Eesti Filmi Instituut on parim. Parim. Aga kus need toetajad tulevad, et sa lihtsalt, ma ei tea, mis sa teed? Kus nad tulevad, lihtsalt su sõbrad kõik või? Osad on sõbrad. Tänu sellele meil oligi sõpruskond, kes oli selle projekti alguses, Levile alguses. Aga kõige keerulisem ongi ju see, et kui sõbrad toetavad sinu projekti, siis see võib ju varjutada sõbra suhteid lõpuks. Midagi läheb pekki või kogu see stress, et kuidas siis nii on. Ja õnneks nendel suurematel toetajatel, näiteks Taavet Hindrikus ja vennad Villigud ja Sten Tamkivi ja isegi sealt alguses oli ju ka Ahti Heinle. Et neil on olnud ka seda tarkust, nagu seda toetust niimoodi nagu struktureerida, et ega see on nagu üldiselt, et ega meil ei maksta ju kinni mingisugust pidevalt meie tegutsemist, vaid see on selline seemne raha, et kui sellele tulevad veel teised toetajad juurde, et siis sellisel juhul me saame hakkama. Ja ma arvan, et nende jaoks ütleb ka täpselt seda, et kui teisi toetajaid ei tuleks, et see projekt ilmselt ei ole nii kõnekas või elujõuline. Nii et meil ei ole üldse ju palju raha, aga me oleme seni suutnud nagu 6 aastat, varsti 7 aastat nagu ikkagi veenda või olla nagu olulised toetajatele. Et ma ei, iga aasta on loomulikult see, et meie mõte on pigem see, et Levila ei peagi olema kogu aeg mingi selline, mida sa iga aasta toetad, aga see, mis sa juba toetanud oled, need lood ja need filmid, et need võiks kesta hästi palju aastaid, 10 või 100 aastat. See on minu arust suht lahe mõte, et me tihti ju paneme neid vanu lugusid nagu uuesti üles või see on mingi firma saladus. See ei ole üldse firma saladus. Aga see on nagu väga lahe, meelega ütleme seda. Et tihti inimesed ütlevadki mu oma sõbrad, et ma lugesin seda uut Lennarti lugu ja ma olen nagu, see on vana lugu, väga tore, et sa ei saanud aru, sest see nagu kestabki nii kaua edasi. Ja, meil on seal kuupäev on tegelikult ju näha, aga siis siin, ma ei tea, selja taga meil see Estkoi 8 plakat, et seda vaadatakse ju iga kuu nagu seda filmi Estkoi 8. Iga kuu vaadatakse 1000 kordi siiamaani, et see ongi see, mis teeb nagu töö heaks nagu. Minu jaoks on iga selline lugu, mis loob nagu mõistmist juurde, on nagu oluline, aga see mõistmine tähendab siis tavaliselt seda, et näiteks, meil on mingi teema, et 10% inimesi mõistab, et ma ei tea, mingi, võtaks näiteks meditsiini, et
mingi sportimine on oluline. Ma ei ütle, et Levila nagu räägiks, et peate sportima, aga oletame, et on mingi teema. Ja need 10% on nii läbi imbunud sellest teemast, nad kuulevad seda igalt poolt ja nad usuvad seda. Aga ülejäänud 90% nagu jäävad sellest nagu kõrvale ja siis me tahame selle 10% nagu teha järgmistele inimestele nagu mõistetavaks, et miks nad seda asja ajavad. Et väga tihti me läheme mingisuguste inimeste juurde, uurime, et miks sa seda asja ajad ja siis me paneme kogu oma jõu sellesse, et nad saadakse aru, mis nendel üldse siis nagu, mis neil siis nagu iga on, et miks nad ajavad seda asja. Et luua mõistmist nendele, kes varem ei ole võib-olla teema peale mõelnud. Nii et ma ei tea, mulle endale meeldib hoopis see nagu kirjeldus Levilast ja seda me oleme minu meelest algusest peale teinud, et me otsime üles inimesed, kelle puhul on tunne, et nende lugu on nagu varju jäänud ja siis me kasutame kõiki oma oskusi, et see lugu oleks lihtsalt võimalikult tugev, aga õige ka, et me vaatame faktid üle, aga et just loona ta oleks võimalikult tugev ja siis me paneme ta välja ja siis kui me näeme, et inimesed, kes varem ei teadnud seda lugu, hakkavad seda nagu tarbima, siis see ongi see, millega ma arvan, me teeme midagi head. Et me nagu liidame inimesi, näitame nende lugusid ilma selleta, et seal oleks mingi tohutu silt või kampaania või mingi ideoloogia taga. Et see on minu jaoks tähtis. Minu meelest me algusest peale seda teinud, võtame kas või meie esimene lugu Alkoholilapsed näiteks. Et me rääkisime, mis tunne on olla nendel lastel, kelle vanemad on nii-öelda suhelnud nendega läbi pudeli vahenduse. Kas vähem või rohkem nagu tipsutanud või joonud või alkohoolikud. Et siis jätab nagu mingisuguse väga konkreetse jälje sageli inimestesse. Neile mingi puudustunne jääb, et siis me nagu rääkisime sellest ja siis me hakkasime pärast kirju saama inimestelt, kes rääkisid, kuidas see neid kõnetas see lugu. Vaata, mina, Daniel, ei ole ajakirjandust õppinud, aga seda, et ma õppisin filosoofiat ja see ajakirjanduse teema on kõik minu jaoks suhteliselt uus. Ja see on pannud mind mõtlema sellele, et nii palju igasugust erinevat meediat on ja see mingis mõttes ka kattub nagu see, et me teeme mingi TikTok on ja mingi ülipaljud inimesed teevad ka mingi info kohta TikTokke ja see kõik, seda hästi palju nagu räägitakse ka. Ja siis ongi nagu see sisuturundus, seda on hästi palju, siis on arvamusartiklid igast erinevate teemade kohta ja iga inimesega üldse. Uudiskirjad ka meilidel on hästi palju. Uudiskirjad ja iga inimesega teeme intervjuu. Et milline osa sellest tegelikult nagu päriselt vajalik on? No ma arvan, et vajalik on see asi väga erinevalt, et mõnele inimesel on näiteks oluline see, et tal on lihtsalt nagu mingi seltsiline meedia näol. Panebki selle mingi raadio või mingi teleka või mingi podcasti või YouTube'i käima ja tal on tunne, et on keegi, keda nagu tunneb ja usaldab, nagu räägib temaga või on temaga samas ruumis, et see ei ole üldse info otsimise või uudiste teema ja ma arvan, et seda nagu väga alahinnatakse, et kõik räägivad meediast nagu faktide kontekstis, aga tegelikult meedia paljudel inimestel on lihtsalt nagu mingisugune tuttav või sõber või mingi siuke kaaslane ja see on see põhjus, miks inimesed tegelikult võib-olla tahavadki mingisuguseid uudiseid, mis võib-olla väga sisukad ei ole, aga nad on regulaarsed, kogu aeg kostavad või paistavad neile silma. Et siis, kui seda pidi vaadata, siis saab selgeks, miks on paljud uudised sellised, nagu nad on, et nad on nagu pealkirjas on mingisugune vimka ja et kutsub klikkima ja siis inimesed on justkui pahased, aga tegelikult seal sees oli mingisugune ka mingi kuulsa inimese mingi lugu ja siis inimene tundis, nagu ta oleks kogukonna osa, sest et ta teab justkui seda inimest. Et see efekt on hästi tugev meedial. Aga kui nüüd hakata vaatama seda, et mis info, mis seal nagu tegelikult meid elus nagu muus mõttes nagu edukaks teadmiste mõttes, siis ma arvan, et Eestis on võib-olla 1-2 sellist uudist üldse nädalas, mis meil üldse kuidagi vajalikud on nagu muus mõttes. Mis see nädal oli siis? See nädal on ausalt ma ei tea, ma ei ole see nädal nii väga olnud uudiste sees. Näiteks kui hakata aasta peale nagu välja vaatama, siis see aasta kui Rootsi ja Soome ühinesid NATO-ga, ma ei mäleta, kas see oli sama aasta numbri sees. Et siis ma mõtlesin, et mul ei ole sellest aastast vaja muud teada.
kui seda. Et see on nagu see näitab nagu see kaalukuse astet on ju. Ja noh, selgelt ma eile olin mingil seminaril ja üleeilselt ma ka ei mäleta, ma tegelikult ei tea, mis selle nädala uudis on. Täna on ju alles kolmapäev ka. Aga ma arvan, et midagi on, et mingi selline, mis on nagu mõne kuu vaates nagu ka tähtis või aitaks kuidagi, aga rohkem ei ole. Ülejäänud on kõik reageerimised. Reinsalu reageerib Michalile, ma ei tea, Karis reageerib mingisugusele kolmandale, Aaviksoo reageerib ma ei tea, mingisugusele, ma ei tea, looduskaitsele on ju. Et see kõik kokku lihtsalt ei ole üldse nagu eriti kaalukas. No ma tunnen, et paljud inimesed ei tunne väga seotud ka ennast sellega, eriti kui see idee või mingisugune probleem läheb liiga palju juba nagu jooksma, et siis see muutub nagu ajakirjanike lihtsalt võitluseks äkki või. Et nagu hoida seda asja elus, et see ei kaota tähelepanu, aga siis nagu ülipaljud inimesed juba mina tunnen ülitihti, et kui ma hakkan meediat üldse mingi ala lähen Delfisse, siis ma olen juba kaotan nagu selle idees, ma tunnen, ma ei tea seda viimast 5 asja, mis toimus seal sees, nagu siis ma mingi tundub halb, aga ma ei saa aru, ma ei tea, kelle poolt olla, siis ma ei tea seda tervet lugu absoluutselt nagu. Nagu see Sildarude teema. No see Sildarude teema on väga hea näide selle praegu, jah. Et ma näen Henri Facebooki postitusi mingil põhjusel, need tuleb mulle ette ja siis ma näen tavakodaniku mingisugust YouTube'i videost võetud klippe, kes on kellegi teise poolt üles pandud ja siis ma olen mingi... Aga nüüd sa räägid asjadest, mis ei olegi nagu tavaline ajakirjandus, aga samas need on väga tähtsad meile on ju selle poolest, et nad tulevad võib-olla paremas teostuses meie ette, kui see isegi see ajakirjanduslik kajastus. No eriti tavakodaniku, kellega me ise ka koostööd teeme. Et tema teostus on nii hea, et see on oluliselt parem, kui võib-olla nagu keskmine ajakirjanduskanal seda teeb. No seal vist on ka see, et kui ma saan selle isegi ma ei vaata seda tavakodaniku videot, vaid et ma saan mingi suvaline konto, võtab tema klippi ja siis postitab selle, siis tegelikult see meediamaja oma nagu olemus seal oleks vist olulisem, et ma lihtsalt usaldaksin seda kuidagi rohkem äkki. Et lihtsalt, et on nagu vähemalt mingisugust researchi teinud versus, et mingi vend oleks võinud seda täiega mõjutada, on ju. Et see on, võib-olla see meediamaja pakub ka tihti mingisugust õigsust, vaata, et kui sa vaatad telekat ka, et see on mingi, see on fakt. Ja ma olen tegelikult vaadanud, et mingid inimesed, keda ma isiklikult olen hakanud jälgima ja ma olen korduvalt näinud, et nad on kuidagi minu jaoks nagu olulist infot nagu täpselt kajastanud, et siis ma ei jälgi isegi mitte kanalit ega meediamaja, vaid seda isikut ja kui ta läheb sealt meediamajast minema, ma lähen temaga kaasa. Et lihtsalt see usaldus on rohkem isikupõhine kui nagu meediamajapõhine. Et no näiteks Eesti ikkagi, ma arvan, üks professionaalsemaid uurivaid saateid on Pealtnägija. Ja ma usun, et kui Mihkel Kärmas sealt läheks edasi kuhugi, kui ta ei pea, aga kui ta läheks, et siis ta tõenäoliselt võtaks seda usaldusest väga suure nagu fooni kaasa ja paljud inimesed jälgiksid uues kohas ka just Mihkel Kärmast nagu. Ja seal on see tiim suurem, et neid teisi tüüpe ka tõenäoliselt aitaks, et nad on ju enne olnud nagu eks-pealtnägija, vaata. Ma mõtlen seda Pealtnägija mõttes just, et see on nii kaua kestnud ja mul on siuke, ma kujutan ette, et kui sa tahad nagu mingis meediamajas teha sellist saadet, mis võib olla tihti isegi controversial või midagi. Ma kujutan ette, kuidas nad on nagu võidelnud selle nagu asja tegemise eest, et nagu see oleks täpselt selline, et see lugu peab välja tulema, et see tundub nagu mega suur üks tüli, mis on toimunud ja võib-olla nüüdseks siis on nagu... Et see on ülihea tähelepanek, ma arvan, sest ma ei kujuta ka ette, aga ma arvan, et see on täpselt nii olnud. Ja siis nendel on ka muidugi siis see surve, et kuna nad on väga vaadatav, et siis ma arvan, et kui sealt vaadatavuse numbrid peaks seda alla hakkama minema, siis ikkagi võetakse uuesti lauale, et kas te peate ikka nii suure tiimi ja selliste vahenditega tegema neid asju. Aga mida sa üldse ise tarbid, nagu mis asju sa loed või vaatad või? Mina tarbin uudiskirju näiteks, aga mõned neist on rahvusvahelised. Siis ma vaatan esikülgedelt lihtsalt ära seda, et kas midagi nagu väga suurt ei ole juhtunud. Ja siis ma tarbin sarjasid ja aeg-ajalt mingid YouTube'i asju. Mis sarja vaatad? Viimati vaatasin sellist sarja, mida? Eufooria 3. season. Eufooria mul hetkel niimoodi, et ma vaatan uuesti algusest peale, et saada see kogu asi uuesti käima. Mul on Eufooria esimene hooaeg on uuesti pooleli.
Eufooriast ma muidu pean väga lugu, see on tõeliselt nagu võimas, ma kartsin seda vaadata, ma kartsin, et seal on kuidagi mingi selline vaade nagu kaasa arvatud minu laste põlvkonna elule, mida ma nagu pean hirmutavaks, aga tegelikult on lihtsalt nii hea sari nagu. Aga üks teine, mille ma just lõpetasin, mida ma pean ka üliheaks, on Industry, mida ma soovitan väga vaadata. Et see räägibki sellest nagu finantskapitali mõjust ja sellest, kuidas väga palju sellest nagu rohepöörde tüüpi asjadest, kuidas see põrkub siis selle tegelikkusega, kus need rohepöörde asjad võivad olla seest õõnsad ja kuidas kapital siis mingi hetk neid haibib ja neist saavad üle paisutatud aktsiad ja samal ajal, kes sellest kõik teenivad ja kuidas see järsku kõik visatakse kõrvale, sellepärast et selgus, et see on üle paisutatud ja see nagu selline finantsreaalsus on nagu lihtsalt nagu hästi praktiliselt nagu kellegi väga hea nagu asjatundja ja konsultantide poolt kokku pandud on see skript lihtsalt, et see on nagu väga hariv nagu. Aga millega sa veel tegeled peale sarjade vaatamise ja uudiste lugemise? Mul on lapsed, 2 last, siis nendega proovin tegeleda ja siis ma tegelen natuke spordiga. Maleklubis käin vahel, Levila maleklubis. Ma editin praegu seda videot ja siis ma tahtsin öelda, et te võiksite kõik Levila maleklubis tulla. See on tasuta, see toimub iga kolmapäev, Telliskivis, The Void on selle koha nimi, kell 7. See on tasuta ja sinna on oodatud kõik algajad ja professionaalid. Ja vahepeal paned Georgi trennis Tristanile vastu Nina. Vabandust, Tristan, aga ma lihtsalt proovisin, sa tulid lihtsalt niimoodi, ma lihtsalt ise tulin käe otsa. Sa tulid ise peale, selles mõttes, et see on, boksis on üliraske see, et kui on nagu see sparrimine, nagu, et siis kuidas see tase leida, et kuidas ei löö kedagi liiga kõvasti. Aga kui sa üldse ei toksa teda, et siis jällegi ei ole see realistlik. Aga see ongi boksimise point liiga näkku nagu. Ja, aga sellegi poolest ma ei tea, mulle tundub, et Tristaniga on meil siiski päris hea sparrida, et me tunneme seda, et me ei taha ju kumbki ei taha kellelegi meelega haiget teha, et see on minu meelest väga nagu oluline. Minu siuke võitlussport tundus kunagi täiega nagu hirmus asi, millega tegeleda, mis ei saanud otseselt pihta sellele, et miks nagu eriti veel boks just, äkki mingi karate ja siuksed asjad tundusid rohkem nagu mingi keha kontroll ja see on ka mingi mindset ja siis boks tundus siuke lihtlabane veits. Et kuidas kellelegi ära panna, aga siis nagu, ma ei tea, kui ma vaatan, et teie käite seal trennis ja et kuidas te sellest räägite ja üldse olen nüüd rohkem kokku puutunud võib-olla inimestega, kes tegelevad seal, kes tundub nagu väga nice, ma ei tea. Mina arvan, et võitlus on vajalik asi, et kui võitlust ei raami nagu reeglite piires, siis ta kaldub nagu igal poole mujale mingisugustes varjatud vormidesse ja mingites passiiv-agressiivsetesse vormidesse. Ja sellepärast ma arvan, igasugune sport ongi nii nagu tiimide võistlussport kui ka lihtsalt võitlussport. Et tal on nagu see roll, et ta annab reeglitega nagu mänguvälja, kus inimesed saavad füüsiliselt jõudu katsuda ja ma arvan, et see on kuidagi nagu vajalik. Ma ei tea, sellest on raamatu tulnud, ma olen ise ka lugenud ja see on ka see välja tulnud üldiselt nagu see natuke nagu need tänavaküsitlused, kus tüüpidelt küsitakse, et mingi can you fight? Do you think that you can fight? Yes. What makes you think that? I just can. I know. Ja siis tavaliselt need vennad, kes ei ole kunagi kuskil trennis käinud, on kõige enesekindlamad ja kohe valmis näitama mingeid nagu, või siis on mingi paar kuud kunagi käinud kuskil, on ju. Aga need vennad, kes käivad aastaid, nad teavad, et kui keegi on nagu hakkame võitlema, siis targem oleks lahendada see olukord nagu sõnadega või ära joosta. Ja, täiega. Aga see on juba üks näide, kus sa oled tegelikult tänu sellele võitluskunstile, sa oled nagu tõele lähemal, mingisugune sotsiaalsele tõele ka mõnes mõttes lähemal ja sa mõistad teist, kus keegi seisab ja mis sealt tagajärjed võivad olla, kui on konflikt. Ja see on nagu rohkem... näkku löödud. Mind või? Ei, lihtsalt, et sa tead, sest sind on näkku löödud. Sa tead, kuhu need asjad viivad nagu. Ja siis sa oled näinud seda tüüpi, kes on mingisugune, võib-olla käib võistlustel ja treenib sinu kõrval ja siis sa oled näinud, millised
paugud käivad, kui tema seda boksikotti lööb, siis sa saad aru, et kui ohtlik see tegelikult võib olla, kui päriselt ikkagi peaksidki temaga kokku sattuma juhuslikult kuskil. Igasugu asju saab teada. Enne siia tulemist me küsisime sinu käest ka, kas on mingid teema, millest saad rääkida ja sa ütlesid, et su garaažis on roheala. Ei ole roheala, aga mu garaažis on väike spordisaalikene, sest mul ei ole autot, eks ju, ja siis miks ma seda ütlesin, et seda tahan rääkida, oli see, et ma olin eile ühel seminaril, kus räägiti varjenditest ja varjumispaikadest. Ja üldiselt ju meil räägitakse varjenditest ja varjumispaikadest kui millestki väga sellisest süngest, aga vajalikust, et juhuks, kui peaks jumal hoidku võib-olla, jumal hoidku, et seda ei juhtuks, aga peaks mingid droonid või raketid kunagi tulema, et siis oleks inimelusid võimalik päästa. Ja see tundub selline karm ja natukene nagu lihtsalt sükene sünge fakt meie elus, aga siis seal seminaril räägiti, kuidas nagu Soomes näiteks on nendel varjenditel ja varjumispaikadel nagu antud mingid lisatähendused või lisakasutused. Et neil ongi mingi 2 kasutus või 3 kasutus, et sul võib see varjend võib olla ka kaardirada näiteks samal ajal või nii. Ja kuna mina olin eelmine aasta, mul ei ole autot ja mul oli see parkimiskoht, mis ongi minu korteri küljes, oli vaba, siis ma mõtlesin, mis sellega teha. Ja siis mul tekkis selline mõte, et teeks sinna väikse jõusaali, sest et mul trennis jäi ka üks boksikott üle, mis ta võis sealt siis väikse rahaga ära osta. Panin selle sinna üles, ostsin kunstmuru, mis tõttu see näeb välja nagu roheala. Ja siis veel mõned nagu seadmed nagu lõuatõmbekang ja nüüd ma kuulen, et naabrite lapsed ja kõik käivad seal nagu trenni tegemas ja ma ise ka aeg-ajalt käin seal trenni tegemas. Ja siis ma sain eile lihtsalt aru, et see ongi see 2 kasutus, et tegelikult mõnes mõttes võiks see ka 3 kasutus olla, et ala mul on see spordisaalikene, ma saan tegelikult sinna mingi väiksema autoga juba manööverdada ikkagi sinna muru peale. Aga siis, kui peaks, jumal hoidku, et ei pea, aga siiski, kui peaks olema vaja varjuda, siis ma saan ka sinna varjuda. Ja trenni edasi teha. Ja trenni edasi teha. Ehk siis võib-olla see on üks mõte, kuidas neid varjumispaikasid võiks ka rohkem tekkida, kui inimesed nagu näeksid seda, et mis sellest veel võiks teha. Et see ei pea olema ainult mingisugune üks koht, vaid et see on selline orgaaniline osa sinu mingisugusest hoonest ja ühistud võivad ju ka kokku leppida, et teha mingisugused, kas või ühiselt millegi poolest huvitavamaks neid alasid. Ühistust rääkides, et siis kui ma seal käisin seda vaatamas, siis... Sa mõtled meie sarja ühistu või? Ei. Ta ei käinud seda vaatamas. Ma olen seda näinud juba 50 puudus. 50 küll, okei. No ma olen neid TikToki lühemaks lõiganud. Okay. Aga et kui ma seal käisin, siis su naaber ei olnud väga õnnelik selle üle? Ta ei olnud, sest see oli talle nagu üllatus. Aga nüüd me rääksime... Pargib oma auto, mingi boksi. Ei, me rääksime sellest ja ma lubasin, et jälgida mingeid tingimusi. Üks hirm oli see, et seal hakkabki käima mingid hästi palju inimesi ja muidugi teised majaelanikud ei taha seda. Aga ma olin küll saatnud nagu ühistu listi selle jutu, et ma nagu teen seda, aga selgelt keegi võib-olla alati ei loe ja teiseks, kui seda nagu reaalsusest näed, et siis ma ka ehmatasin ise korraks ära, et kas äkki nad ütlevad, et korista ära see värk siit. Aga seda ei juhtunud, et me lihtsalt leppisime kokku, et mis seal olla saab ja mis seal ei ole ja minu meelest on väga okei kõik. Vähemalt viimasel ajal me saame hästi läbi. Ei. Alati lõpus küsitakse sellist küsimust nagu, et kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada, aga me ei osanud seda küsida. Kelle särk sul seljas on? Ma ei tahaks, et keegi arvaks midagi halvasti siin, aga... See on Danieli särk. Jaa, sellepärast, et ma võtsin selle... Sinu särk. Danieli juures. Ta on tagasi või? Ja see on nii hea lõikega. See võid stopiline, sul ma vaatan, mingi karvad on. See ei ole... Kas sa tead, mis asi on topp või? Okei, see ei ole topiline, siin on nagu karvad küljes. Kassikarvad, jah. Ei, ma tegelikult lihtsalt vaatasin seda särki ja see oli esimene asi, mis mul pähe tuli. Küsida. Minu pärast kanna. Ma ei ole seda ikka veel pesnud. Kõik ei pea rääkima, Tristan.
nüüd see on eriti halb lihtsalt. Jaa. No nice. Kas hakkame jõudma meie saate lõpupoole, et meil on nüüd uus segment, uue osa uus segment, et mingi küsimus, mida järgmisele edasi saata. Järgmisele edasi saatame. Mis võiks olla järgmine Levila lugu? Liiga leim. Ei, miks mitte? Liiga omakasupüüdlik võib-olla. Liiga omakasupüüdlik. Mulle meeldib ja ma olen selle laenanud tegelikult Taavet Hinrikuse käest, et mis tuli sinu perse all põleb. See on nagu... mis paneb sind liikuma? Või no vahet ei ole, see pead sa tõlkisid selle ära literali praegu. See oli see mõte. Sellele võiks ka vastata. Samas tundub, et sarnane nagu, et kes sulle perse roni ise selle ära suri nagu. Jah, see on fair. Mis on positiivsem. Ma ei tea, me võime mingi muu asjaga. Mulle küll meeldib see küsimus. See on lahe. Mulle meeldib see. Provokatiivne. Hästi. Jääb see. Ja siis ka meie praktikant Oliver küsib, et kas sa oled, või kas tema peab küsima seda? Ei. Okay. Praktikant Oliver, kes või kas sa tahad küsida? Kuule, kuidas Oliver veel praktikant on? Ta on nii tubli olnud. Tule nüüd loe, Oliver, oma küsimus. See on kaastöötaja, Oliver on kaastöötaja ikkagi ju. Siin on sinu küsimus, mis sa tahtsid küsida vist? Kas sa oled... Siia palun. Vabandust, kas sa oled Marta ja Andrus Vaariku sugulane? Kusjuures ei ole teadaolevalt. Seda on küsitud küll. Ja kui ma olin seal valitsuse juures töötasin hästi ammas, mind aeti, kõik ministrid, kõik ütles minu kohta Andrus kogu aeg. Nad lihtsalt ei saanud hakkama selle kahe nime. Sa võid saanud välja küll Marta Vaariku mingi vend. Kusjuures me ei ole ju seda mingit sugupuud nii põhjalikult uurinud, et seda ei saa nagu välistada, et me oleme kaugemalt sugulased, aga kindlasti me ei ole teadlikult sellest minu meelest kummaltki poolt, et me oleks sugulased. Ega ka Marika Vaarikuga. Kui see oli järgmine küsimus. Okei. Sellega meie podcast on lõppenud. Aitäh, Daniel Vaarik, tulemast. Et leidsid aega tulla kontorisse. Või mida iganes. Jah. Aitäh. Aitäh teile. Palun mine nüüd välja. Me lõpetame saate. Oota, see mikrofon on nii raske. Oota, panen see kahe käega. Nice. Okay. Ja meil on sulle kingitus ka, me kõikidele osalistele kingime ühe raamatu. Sinu kirjutatud raamatu. Ma lähen lihtsalt ära. Jaa, palun. Me teeskleme, et me sealt. Jaa. Pealt nägemiseni. Ütleme koos. Pealt nägemiseni. Mul tuli idee, mis võiks olla meie podcasti nimi. Nagu on pealtnägija ja meil on altuurija. Nagu underground, vaata. Altuurijad. Altuurija. Ok, Oliver. Kas need üldse olid tööle? Ma kartsin.